Ma oleks peaaegu alguse peal juba karjunud nii nunnu, aga see kuul kõik viis, siis okei, ei ole nunnu. Ja siis hüppas see kordnik selle umbsaare juurde, haaras kinni tema paremast käevarrest, aga nagu me teame, on see suur viga. Üks neist peeti kinni ja ta tunnistas tüdrukute tapmise üles. Nii lihtsalt siis. Oota. Tere, armsad külmaristajad ja kikimooride sõbrad. Mina olen Taki. Ja mina olen Heidi. Heidil on täna huuled värvitud. Mul on huuled värvitud täna ja mul on täna üldse nii hea päev. Ma sain ühe pakki, mida ma ootasin natuke aega. Ja ma olen nii õnnelik selle üle ja ma teeksin rämedalt tasuta reklaami praegu. Jumala hea meelega, sest see on väike ettevõtte oma põlve otsas. Nad nokitsevad kuskil Lõuna-Eestis ka vist neid asju. Okei. Ja ma tegin väikse siukse raamatutüdruku väljamineku. Ehk siis ma ostsin endale ühe järjehoidja, mis on The Cutest. Oh my god, kui armas! Kui keegi meid kuulab ja ei vaata, siis see on siuke sügisene kummitustega kummitusel mütsike peas. Triibuline. Ja siis ma sain tasuta kaasa teise. Kui armas! Ja siis põhietetegelane oli, ma mõtlesin, et mu raamatul hakkab külm sügisel. Okei, issand kui armas. Kas see on raamatukott või? Tead, sinna võib ilmselt ka mingi tahvelarvuti ja midagi sellist panna. Tehniliselt küll jaa, aga see on pehme ja see vooderdatud ja see on mõnus ja sellel raamatul on nii hea. Ja ühesõnaga Whimsy disainistuudio, ma tegelikult olen enne ka tellinud sealt. Vist ükskord, sinu sünnipäevakingitused tulid ka sealt. Ma armastan täiega seda pleedi. No vot, ma räägin, seal on nii imeline kõik lihtsalt ja ma nii imetlen üldse igasuguseid väikeseid neid tegijaid, kes ajavad oma asja ja ühesõnaga, ma juba sellest pakist olin täna nii sillas lihtsalt. Sa said ühe pakki veel, mis on väga tähtis sellepärast, et me saame siin teha reklaami teisele väiksele ettevõttele nimega Kikimoorid. Sest et see läheb vist sinna Mystery Boxi salapakikesse. Ja üks salapakikese pakk on kohal, jah. Ehk siis algas ette tellimine. Sa räägid sellest ka nüüd või? Jaa, ühesõnaga meil on nüüd siis olemas e-poes kikimoorid.ee lehel selline asi nagu Kikimooride Mystery Box ja seda on seal 2 eri suuruses või 2 eri variandis siis. Nii et saab valida, aga põhimõtteliselt see on asi, mille teeme meie ise oma väikeste kätega. Paneme täpsustuseks Heidi on see, kes seda teeb. Okei. Signing off on things. Ja ühesõnaga siukene kodukootud nunnu asi ja põnevust täis, ägedaid asju täis. Ideaalne kingitus Kikimooride fännile, ideaalne kingitus sulle endale, jõulukingituseks. Me paneme nad posti jällegi Heidi ilmselt valgete kätega. Võib-olla paneme posti niimoodi, et need jõuavad jõuludeks ilusasti kohale, mis tähendab ka seda, et eeltellimuse aeg on piiratud. Viimane kuupäev oli vist 14. november. Täpselt nii ongi. Ja siis pärast seda saab hakata ilusti pakkima neid ja see ma räägin, ma armastan siukest pakkide tegemist, see on nagu mingi haigus. See on sinu armastus veel. Sina tead seda kõige paremini ja ilmselt nagu, ma olen nagu väike ahvike nende pakkidega lihtsalt mingi taldrikud näevad peas kokku, ise jumala õnnerullis, vaata. Et ühesõnaga, tehke õnnelik inimene õnnelikuks. Jah, tehke Heidi õnnelikuks ja tellige pakikesi. Sellega seoses on hetkel meie väga limiteeritud küünlad ka hetkel pausil, sellepärast, et neid oli väga limiteeritud kogus ja juhtus väike apsakas, vormid on kadunud ja me peame nüüd ootama uusi vorme, et saaks neid juurde tegema hakata. Oota, kas mõlemad olid kadunud või ainult üks? Mõlemad.
mõlemad või? Oi, okei. Nii et ainukene võimalus teil praegu neid osta on meie Tartu laivilt. Kui sealt jääb üle, siis me saame panna uuesti e-poodi müüki, nii et te peate ikkagi ootama 21. novembrini, kes siis tulevad Tartu laivile, siis seal veel väike varu on. Ja siis Tartu laiv on nüüd välja müüdud. Jah, nii et jube kiired olete. Jube kiired. Täiesti imelised. Aga läheks lugude juurde, sest et mul tegelikult on päris, vist ma ei teagi, kas pikad, aga... Ma enne veel suskan siia vahele, et see kummaline nähtamatu ukseke on kriiksunud vähemalt 3 korda juba selle aja jooksul, kui me oleme 4 minutit ja 50 sekundit salvestanud. Praegu või? Jah. Kas see ei ole? Ei. Siis ma ei tea. Sest ma ei ole ju ennast liigutanud eriti peaaegu üldse. Ei, aga meie nähtamatu uksekene kriksub. Äkki see ongi nagu kanal meie vahel, vaata, me lõime videosilla ja see on selle videosilla kräuksuv uks, mis on õlitamata, tal on vähe sellest korrast nädalast, tahab saada kogu aeg, vaata. Üks veel eraelulistest teemadest, siis ma tahan nii räigelt uut tätoveeringut ja õnneks ka Liina lubas mulle saata mõningaid kavandeid. Me pidime ka minema tegema ju. Jaa, me pidime Pärnusse minema tegema. Jaa. Oot, me pidime, ühesõnaga meil on plaanis teha Heidiga ühesugused tätoveeringud. Matching tattoos. Eks siis vaatame, mis saab. Ühesõnaga, hooaeg on alanud, tätoveeringu hooaeg on alanud, nagu öeldi täna tabavalt. Aga siis, kas me nüüd lähme siis lugude juurde? Lähme, jah. No lähme. Mina tänan selle loo eest meie toredat Marti, kes tuletõrje Marti sealt Ida-Võlumaalt või Lääne-Võlumaalt, ma ei tea, Rakvere kandist igal juhul. Tema vahepeal saadab mulle huvitavaid leide ja sellegi leiu saatis tema. Ja ühesõnaga, me läheme aastasse 1926. Nii kaugele jälle või? Nii kaugele. 99, peaaegu 100 aastat tagasi. Peaaegu 100 aastat tagasi, ja juunikuus. Selline lõiguke siis Vabast maast. Esmaspäeva õhtul tungis tuntud naistekütt jutumärkides kummikäega invaliid Johannes Umbsaar, 30 aastat vana, Nõmmel Mustamäe all 2 seal jalutavale neiule vägistamise eesmärgil kallale ja sai politseiniku revolvrikuuli läbi põgenemisel raskesti haavata. Ma oleks peaaegu alguse peal juba karjunud nii nunnu, aga see, kuhu see kõik viis, siis okei, ei ole nunnu. Haavatu siis paigutati keskhaigemaja ja temal oli siis kuul selja tagant sisse tunginud ja keha läbistanud. Aga mis siis toimus? Õhtul umbes kella 9:30 paiku jalutasid siis 2 Nõmme neiut, Iida ja Rosalia, Kleini pargis ja olid siis sealt pargist Alevisse teel. Nõmme oli toona siis Alev veel. Kui siis tuli neile Mustamäel vastu tundmata ja katkenud riietega 1 käega noormees. Jõudes neiude kohale, tegi noormees esimestel ettepaneku tema siis metsa tagasi pöörata, mis on muidugi siuke nagu, no eelmine kord vist rääkisime, oleks ta pakkunud abi tassimisel, oleks teine lugu olnud, aga pöörama metsa tagasi, no ma ei tea, kahtlane. Aga neiud muidugi tahtsid edasi sammuda ja siis haaras Umbsaar ühel neist ümbert kinni ja katsus siis suisa kohe vägistama hakata. Õnneks siis neiul läks korda tundmatu käest lahti rabeleda, aga siis haaras Umbsaar tema kaaslase omale kaenlasse. Ja muidugi karjusid naised appi, selle peale jooksid siis kohale mitmed jalutajad, kes metsas parasjagu olid ja päästsid siis neiud vägistajate kätte vahelt. Ja palusid noormeest enda seltsis politseijaoskonda tulla. Aga see muidugi ütles kaasa tulekust ära, tänan ei, vabandust ühe käega, tänan ei ja sihtis siis Kadakaküla poole edasi. Sealt jooksis siis Iida Alevisse ja rääkis siis loost Turuplatsi lähedal seisvale kordnikule ja kordnik võttis endaga kaasa tuletõrje Villemi. Koos läksid nad metsa alla ja siis neil läkski korda seal tundmatu tabada. Aga teel metsast jaoskonda tõmbas siis see ründaja ennast äkitselt kordniku käest lahti, keeras sammu pealt ümber ja pani jooksu. Ja põgeneja siis mitmekordse hoiatuse peale vaatamata seisma jäänud ja siis avaski kordnik ja temaga kaasas olnud tuletõrjuja. Põgeneja sihtis umbes 100 sammu kauguselt revolveri tule ja mõlemad lasid ühe paugu. Tuletõrjuja kuulas ja jooksis põgenejast mööda,
aga selle asemel tabas teda siis kordniku kuul ja selle eest järel ta siis langes pea ees maha, nagu Vabamaa kirjutas. Suisa pea ees. Ja varsti pärast laskmist kohale jõudnud politseiametnikud tundsid siis haavatus ära selle väga hästi tuntud ühe käega invaliidi Johannes Umbsaare, kes siis sel hetkel elas Tallinnas Liivalaia tänaval number 6. Aga miks ta oli tuntud, sest et ta oli varemgi sarnaseid lugusid korda saatnud. Ja sellest ma siis kohe ka räägin edasi, aga siis selle olukorra lõpetuseks ma ütlen, et arstid tunnistasid tõsiseks selle seisukorra. Kuul oli keset selga, selgroa lähistelt oli kehasse tunginud ja siis kõhu peale naha alla pidama jäänud. Oli ka kuuldavasti kopsu riivanud ja sooned purustanud. Ehk siis viidi lõikusele ja sel hetkel, kus oli siis see artikkel, oli teadmata, kas ta veel eluga pääseb. Aga Kaja siis kirjutas veebruaris 1925, et aasta varem, 24. aastal juhtus siis vesiväravad Uulitsal, mida läbis kitsaroopaline raudtee, üks kummaline lugu. Nimelt siis keegi proua Tamm kõndis mööda kitsast jalgteed, mis kulges raudteega paralleelselt. Samal ajal tuli prouale vastu rong. Ja Tamme järel kõndis keegi nokastanud mees, kes siis prouale järele jõudes krahmas naisest kinni ja hakkas teda raudteest eemale tõmbama. Ehmunud proua haaras siis, seal oli siis traat, mis oli siis raudtee ja jalgraja vahel, tema haaras traadis kinni ja hüüdis appi. Selle peale lasi siis see võõraste lahti ja püüdis ära joosta, aga ta peeti kinni ja viidi jaoskonda. Ja proua andis siis ka tunnistust, et võõras on teda löönud, nii et tal kübar kukkus maha ja püüdis ka rahakotti ära võtta. Ja siis jällegi see võõras on meil tegelikult Johannes Umbsaar, kes ütles, et tema kartis, et proua jääb rongi alla ja seetõttu siis haaras temast kinni. Ja rahakotti polnud tal võimalik üldse ära võtta, sest et tal on ainult pahem käsi ja parem on kunstkäsi, mis on nagu, ma ei tea, seal üks käsi töötab, et kuidas see välistab. Aga võib-olla tal oli õlast, ma ei tea, kui tal oli terve kummist käsi, võib-olla oli siis õlast. Siis on vist raske nagu võtta, kui sa ühe käega haarad prouat ja teist ei ole. Ühesõnaga, ma ei tea. Selle eest anti ta siis kohtu alla, aga rahukogu otsustas veebruaris 25 ta õigeks mõista, mis on nagu, ma ei tea, minu meelest on see suht ilmselge, mis ta tegi, aga okei, kui kohus on nii otsustanud. Raudteed üldse talle väga meeldivad. Mai lõpus 1925 tungis siis Johannes Umbsaar Nõmme lähedal Pärnu maantee raudtee ülesõidu kohal vahiputkasse number 101 ja proovis siis vägistada seal vahis olnud naisterahvast Miilit. Ja ohvri appihüüdeid kuulis sealt juhuslikult mööda läinud politseikordnik Julius Lell, kes hädasolejale naisterahval appi läks ja nurjatu kurjategija kinni võttis. Ja siingi siis sai pulli, kordnik kuulas kurjategija esialgselt üle, tegi tema nime kindlaks, milleks oli siis Umbsaarene. Siis pani ta kurjategija pahema käevarre külge kettkäeraua, sest kurjategija oleks muidu võinud pimeduses põgeneda ja ta hoidis siis keti otsas kinni, hakkas siis kurjategija putkast välja minema jaoskonna poole, aga siis 5-6 meetri pärast viskas kurjategija ennast äkitselt kartsepuude alla pikali maha ja kett libises kordnikul käest. Ja siis hüppas see kordnik selle Umbsaare juurde, haaras kinni tema paremast käevarrest, aga nagu me teame, on see suur viga, sest et kurjategija käsi jäi kordnikule pihku ja Umbsaar veeretas ennast raudteelt alla ja kadus pimedusse. Ja siis selguski see, et Kelmil on siis parem käsi kunstlik. Ja ma sain aru niimoodi, et ta kaotas käe vabadussõjas ja kuigi too hetk siis kordnik kohe revolvri haaras ja püüdis ka teda tulistada, ei saanud ta pimedas hästi sihtida ja sel korral läks seal nagu korda põgeneda. Aga mingit kohtuasju või midagi sellist nende vägistamiskatsete kohta ma ei leidnud, küll aga ma leidsin mingi kande temast 40. aasta juunist, kui ta koos kellegi Tavet Paatsiga joobnud olekus Liivalaial lärmitsedes politseile silma hakkas, aga siis tema jäljed kaovad vähemalt ajakirjandusest. Nii et paistab, et ta elas ikkagi üle selle. Kuigi, kui ma hakkasin otsima seda vabadussõja seost, on siis variant, kas tal on samal aastal sündinud Nimekaim, sest et ma leidsin kellegi Johannes Umbsaare käsitsi kirjutatud mälestused vabadussõjast ja ma püüdsin seda oli 125 lehekülge. Sa püüdsid välja mõelda, kas ta jaksis ühe käega kirjutada liba?
ma püüdsin leida sealt kohta, kus ta mainib oma vigastust, aga ma ei leidnud seda, aga tõsi on ka see, et ma ei suutnud kõike läbi lugeda, sest see oli väga-väga kehv oli seda lugeda ja mul on muid ajaloolisi dokumente vaja praegu kooli jaoks rohkem lugeda. Ja too Umbsaar suri millalgi 70. aastatel vist või midagi sellist, ühesõnaga päris vana mehena ja seal oli väidetud, et ta on talumees või talunik. Nii et see Umbsaar ilmselgelt ei olnud talunik. Ma ei tea, võib-olla ta ütles, et on, aga tegelikult oli pool kodutu. Ühesõnaga. Või siis ongi erinevad inimesed lihtsalt. Aga igal juhul üks kummikäega. Aga kuskil oli ka mainitud, et ta ei olnud terve mõistuse juures, et ta oli Seevaldi juures ravil olnud. Jah. Võt, selline lugu siis minu poolt alustuseks. Mina viin teid täna Venemaale ja alustame siis 2003. aastast juunikuust, kui Venemaa kirdeosas Jakuutia piirkonnas juhtus midagi õudsat. No see poleks ju meie saade, kui poleks juhtunud midagi õudset. Täpselt. Seal piirkonnas asus siis siuke pisikene eraldatud külakene nimega Sinsk. Ja seda küla siis ümbritses mets ja jõgi ja kruusateed ja ühesõnaga siuke literaal kolgas. Ja 13. aasta 24. juuni hommikul mängisid seal õues siis 2 3-aastast tüdrukut, Alina Ivanova ja Ajana Vinokurova. Ja nemad olid sõbrannad, siuksed pisikesed, armsad sõbrannad. Elasid muidu kõrvuti majades ja nende vanaemad elasid siis ka lähestikku ja nemad olid siis suveks nagu vanavanemate juurde saadetud. Ühesõnaga kõik tundus normaalne, aga hilisel pärast lõunal märgati siis, et tüdrukuid ei ole kuskil õues enam näha. Kui siis alguses mõeldi, et väike küla, lapsed käivad ise, päterdavad ringi, nii kuidas parasjagu heaks arvavad, et ei ole nagu põhjust muretseda, siis tundide möödudes muutus kerge mure täielikuks siukseks, painavaks asjaks juba. Ja kutsuti naabrid kokku ja alustati tüdrukute otsimist. Ja õhtul hilja siis kohalikud said aru, et need 2 tüdrukut on nagu päriselt kadunud, sest neil kellelgi neid leida ei õnnestunud. Öö jooksul siis liitusid otsingutega päästjad, vabatahtlikud ja siis ametnikud ja terve küla kammiti läbi, kõik majad ja metsaservad ja see jõe kallas ja kõik. Helikopterid lendasid üle selle piirkonna ja siuke täislaks otsing. Aga ikkagi ei leitud mitte ühtegi jälge neist, mitte midagi polnud, vaata tavaliselt on see, et kas mingid riided leitakse kuskilt või nagu midagigi, jalanõud, aga muffigi. Ehk siis järgmisel päeval algatas uurimiskomitee kriminaalasja sellepärast, et ühtegi märki sellest, et lapsed oleks kuskile kukkunud või metsa eksinud, nemad ei leidnud ja arvati siis, et järelikult juhtus midagi halvemat. Ja kohalikud siis rääkisid, et tüdrukuid nähti jõe suunas liikumas ja teised kohalikud rääkisid, et seal külas, klassikaline külavärk on ju, et mingi tundmatu auto liikus seal külas ringi ja ma mäletan nii hästi seda enda lapsepõlvest, kuidas me elasime kuskil Kodila külas, vanaema juures, iga auto, mis tuli, sa teadsid ja kohe, kui oli võõras auto, siis kõik kellad lõid nagu mingi põmm, mida need siin teevad, on ju. Vot, aga kinnitust ei leidnud ei see, et neid nähti jõe suunas liikumas ega ka see, kas seal oli siis mingi tundmatu auto või ei olnud. Ja otsingud kestsid mitu kuud. Osa vabatahtlikke tuli ka teistest Venemaa piirkondadest appi. Politsei kontrollis kõiki kohalikke mehi. Kõik külamehed võeti ette, kontrolliti, mis nad sellel ajal tegid. Üks neist peeti kinni ja ta tunnistas tüdrukute tapmise üles. Nii lihtsalt siis. Oota. Aga hiljem ütles, et ei, ta ei teinud seda.
et asi oli selles, et politseiametnikud või miilits või whoever seal sellel ajal tegutses, survestas teda nii räigelt, et tal ei jäänud muud üle kui lihtsalt ja noh, tegelikult nagu tõendeid ka rohkem ei olnud peale selle korraks ülestunnistamise ja mees lasti vabadusse. Ja see oli siis see hetk, kui see juhtum hakkas kuidagi nagu natukene hääbuma. Põhimõtteliselt ei ole siis tegelikult tänaseni teada, mis Alina ja Janaga juhtus. Eksperdid pakkusid välja mitu versiooni. Esimene variant oli see, et nad uppusid jões. Ütle sina, milline sulle kõige tõenäolisem tundub. Okay. Teine variant on see, et nad rööviti. Ja kolmas variant oli see, et ikkagi need kohalikud seal midagi sahmerdasid ja varjasid kamba peal ära selle asja. Ma kipun arvama seda viimast, ma arvan. Kas, või tegelikult 50-50, kas mingi väga õudne õnnetus, aga see tõenäosus, et mõlemaga ilma jälgi jätmata. Just. Ja nad olid selles mõttes see, et nad ei kutsunud kohe ametnikke, on ka kahtlane. Et nagu kui sul on 3-aastane laps kadunud, esiteks, kuidas sa seda ei märka 3-aastast sa ei jäta, tegelikult ei tohiks jätta üksinda. No jaa, aga see on ju tegelikult, vaata, ma nagu mäletan küll kuskilt, ma ei olnud küll 3 siis enam, aga väikses kohas on see nii klassika, et hommikul lükkataksegi siin suvel uksest välja, sa teedki päeva otsa seal väljas, mida iganes. Mitte enam tänapäeval. Samas ma ei tea muidugi, mis seal rural Russianis toimub, aga ma arvan, et seal see ei ole palju muutunud, aga ma ka ei tea selles mõttes. Ma ei tea, ma ikka kipun arvama, et äkki seal kamba peale midagi tehti. No igal juhul ükski nendest variantidest mingit tõestust ei leidnud mitte kuskilt. Ja Venemaa meedia siis kajastas seda juhtumit ja just sellepärast, et vabatahtlikud väitsid, et otsingu piirkonda laiendati liiga hilja, et oleks ka pidanud nagu kohe hakkama nagu möllama, vaata. Muidugi. Ja siis öeldi veel, et politsei nagu fookus oli vale, et nad oleks pidanud kohe võtma mitu erinevat versiooni ja töötama kõikide kallal korraga. Muidugi. Ja nemad siis nagu möllasid ühe variandiga ja siis hakkasid edasi mökutama. Ja vaata, 3-aastased tegelikult, nad mõnes mõttes võivad jõuda üllatavalt kaugele, aga teisalt nad saab jõud otsa mingil hetkel, et noh jah, aga mulle pigem ikkagi mitte, et ma tahaks nagu pere, kes on tõenäoliselt ka ohveraine süüdistada, aga emana ma ei saa aru sellest, kuidas sa 3-aastase jätad järelevalvete nii kauaks ja kohe ei kutsu politseid, kui sa avastad, et nad kadunud. Aga sellest ma ei saa aru. Võib-olla see oli mingide vanemate mingi chill sükke, vaata, et Võib-olla. Aga see juhtum oli ja seda The Sun kirjutas sellest ka mitu artiklit ja nemad kirjutasid sellest just selle nurga alt, et sellel juhtumil olid väga häirivad sarnasused selle Madeleine McCanni juhtumiga. Et noh, No ma saan aru, miks Briti tabloidid seda teevad, aga Madeleine McCann, sa jätad magava lapse tuppa kinnisesse hotelli tuppa ja käitad aeg-ajalt vaatama. See on hoopis teine asi kui see, et sa lükkad 3-aastase lapse välja mängima ja ei käidad üldse vaatamas. True. Et nagu same but different, et ütleks nagu, ma tahab mu juuksed meganärvidena, ma ei saa. Mul ka sama mure, aga noh, mis sa teed? Ma tahan juuksurisse minna, aga mul autoremont võtab nii palju raha. No näed, noh. Aga rahast rääkides. Hea üleminek, Dagmar. Hea üleminek. Meil on selline tore koht nagu Patreon, kus te saate toetada meid. Ma ei kasuta seda raha juuksuris käimiseks, ma luban, vaid see läheb saate arendusse väga suures osas, et me saaksime neid ägedaid merch'i värke ja ägedaid ghost hunt'e ja kõike seda teha teile aina kvaliteetsemalt. Ja suur aitäh kõigile, kes meid seal toetate ja võite ka meid seal niisama jälgida, sest iga sisu ei ole meil tasuline. Ja seal me ikkagi kuulutame ja leelutame oma uudiseid kõige esimesena. Ja lisaks siis pakume vastu väärtuspakkumusena oma saatemärkmeid, behind the scenes contenti, kummituse jahid tulevad sinna varem kui mujale, boonusosasid saate kuulata, valida saate teemasid ja üldse, seal on siuke tore vahva vibe koduvideos ka me pidime jah kodumajapidamist ka sinna postitama suure nõudmisel. Jah. Ma ei saa mu juuksed.
Nüüd on paki kord, sina ma paned lihtsalt... enda loomad ja linnud postitad järgmise asjana sinna. Ja mul on väga palju pilte laadast, mida te peate kõik nägema. Ja siis me loeme ka igas saates ette personaalselt tänusõnad meie armsatele kuulajatele, toetajatele, Patreonidele ja alustame siis VIP-külaväristajatega. Suur aitäh teile, Indrek, Pillerin, Mumm ja Volkergeist, Keit. No, pane nüüd. Kui te ei tea, siis saab nimesid muuta, kui te tahate panna piinlikusse olukorda ja ette lugeda. Ja üks inimene, kes on VIP-külaväristaja, on oma nime ära muutnud, Taki mu kallis. Ja aitäh Kikkide sõber Hufflepuff ja Valentin ja Heigo ja Maarja-Liis ja aitäh külmaväristajad Endre, Kelly, Erika, Edlin. No. Oota, kus ma olen? Erika, Edlin, Kats, Ülo, Maarja, Kerli, Merle, Shirley, Malle, Ketrin, Kadi ja Oliver, Krista, Viirastus, Väike Päike, Krets, Merit, Valge Siil, Elin, Helina, Liina, Kersti, Erki, Anni, Ansu ja Marta. Ja aitäh Friida, Ilona, Anne, Tondiste, Kristin, Miila, Regli, Annika, Kristi, No Name, Airi, Elisabeth, Elen, Karena, Helena ja Hundiplika, Kretsu, Diana from the Moon, Kristel, Bell, Gratu, Karina, Käti, Liina, Sirel, Vares, Madara, Matsu, Heili, Piret ja Hiie. Ja Ülo nime nähes mul tuli meelde, et Ülo saatis täna meie Pärnu laivi pildid, nii et kui ta lubab, siis me paneme need ka üles Patreoni ja see läheb täitsa tasuta sisuna. Nii et aitäh korda 2 Ülole. Aga ma võtan siis oma järgmise loo. Ja saatke palun kirju ka www.kikimori.ee, seal on merch'ipood, seal saab kirju ka saata, aga ka kikimori.gmail.com. Pääsin ära. Nii, jällegi 1926 ja selle loo vist saatis ka Mart, mul on tunne. Igal juhul 10. aprill 1926, kui siis hommikul kella 7:30 ajal läks Palvemaja tänaval elav linavabriku tööline Helene Linde tööle. See oleme siis Rakveres oleme praegu, jah. Ja tee viis üle Rakvere Vallimäe ja seal läheduses asub ka lasketiir ja kui see Helene jõudis mäeseljandikule, nägi ta siis vähemaad eemal vere sees 2 inimest surnult lebamas. Ja kui Linde jõudis vabrikusse, teatas ta oma leiust kaastöölisele Klammerile, kellega seltsis mindi uuesti sündmuskohale ja hiljem siis teatati leiust politseile. Teises allikas oli, et need laibad leidis Klammer, aga mulle tundub see palju kuidagi usutavam, et proua läheb tööle ja siis tuleme vaatame koos ja siis alles ütlevad politseile. Nii. Ja politsei siis jõudis koos arstidega kohale, arstil jäi üle öelda vaid, et tõepoolest surnud ja saadeti siis haigemajja lahkamisele. Ja surnuteks osutusid siis 1896 aastal sündinud 32-aastane Johannes Jogur ja 1903. aastal sündinud 23-aastane Hilda Vessmann. Ja kumbki neist ei olnud, kusjuures Rakvere elanikud, nad valisid siis nagu ütles väga poeetiliselt, mis väljanna siis on Kaja, et vaid valisid Rakvere oma surmalinnaks, sest nende alaline elukoht oli hoopis Keila. See oli tõesti väga poeetiline. Ja surnukehadel olid siis näod maapinna poole. Johannes Jogur hoidis kramplikult käes revolvrit FN kaliibriga 7,63 ja kirja ei leitud, millest nad oleksid siis oma teost midagi rääkinud. Küll aga leiti üks vanem kiri, millest leidusid sõnad pruut ja peigmees ja siis selle põhjal arvati, et surma põhjuseks on romantilised asjaolud. Aga kui siis 12. aprilli õhtupoolikul Rakvere haiglas seda Vessmanni laiba lahkamist toimetati, siis jõuti päris üllatavatele järeldustele. Et alguses nad arvasid, et tegemist oli siukse ühtse enesetapuga ja et Vessmanni pihta on ainult lastud 1 kuul, mis oli kohe ka surmav, aga selgus, et Hilda pead läbistas siis 4 revolvrikuuli ja rinda oli lastud 1 kuul. Ja noormees siis selle asemel, et tappa armastatud 1 pauguga, laskis tema peale 5 pauku, millest siis 2 olid kohe surmavad, aga ühesõnaga
kui neil oligi varem ühine surmamineku plaan, siis tundub, et neiu võis sellest viimasel hetkel taganeda ja pistis arvatavasti jooksu. Jogur lasi talle siis järele mitu kuuli ja tõi siis kas surnu või veel raskesti haavatud ohvri pingile tagasi. On ülihaige lihtsalt. Aga samas mitte üldse haruldane. Ja siis laskis tema pihta surmava kuuli alles seejärel siis kihutas endal kuuli pähe. Ja Keilas teati siis nimelt rääkida, et kuigi Jogur ja Westman olid juba mitu aastat paar olnud, muutus siis Jogur viimasel ajal neiu vastu külmaks ja tahtnud temast vabaneda. Ja seda tõestab ka tõsiasi, et ta vähemalt tahtis suhtes vabaneda, et Jogur oli siis mõni aeg enne kuritööd Tallinna töö otsinud ja sinna kolinud. Ja Lahang siis tõestas, et esimene kuul oli neiule arvatavasti lastud rindu. Siin on hästi palju detaile anatoomilisi, ma panen selle Patreoni õige pea. Aga see esimene kuul siis ei surmanud ja põhjustas tõenäoliselt lihtsalt väga tohutut valu. Võis siis arvata, et see neiu ka karjus. Teine pauk trehvas pahema silma auku, kus siis paremat silma läbistades paremalt poolt ehk siis niimoodi kuidagi eespoolt kõrva välja jooksis, ma ei tea. Ja oli ka näha, et naine oli ennast kas ümber keeranud või siis nagu spekuleeritud jooksu pistnud, sest et järgmised kuulid on siis kukla tagant lastud. Ja üks oli siis paremast silmast välja jooksnud, teine oli peaulu alla jäänud ja üks oli jäänud siis kuhugi pahema kõrva alla lihastesse. Ja siis see Kaja kirjutab, olles oma kire rahuldanud hullumeelsele sarnases tapmises jätkus noormehel küllalt enesevalitsemist, et neiu kõrvale maha istuda ja kiirelt surma toovat kuuli pähe kihutada. Ja siis leidsin natuke siis kirjeldusi selle kohta, kuidas nad olid siis koos seda enesetapmise mõtet võib-olla seal juba Keilast välja sõites keerutanud. Aga leidsin ka teised allikad, mis viitasid sellele, et esiteks see Jogur oli Tallinnas registreerinud ennast autojuhtide kursusele, käinud külas vennal, kes teenis Tallinnas sõjaväes allohvitserina ja siis venna tagant varastas ta selle revolvri. Keilast oli töötanud trükikojas raamatuköitjana, seal elas ka tema kõrges eas ema. Westman oli ka siis oma ema ülalpidaja ja noorem venn oli tal ka. Ametilt oli ta majateenija ja kuuldavasti olid mõlemad siis korralikud inimesed, Jogur olnud ka pritsimees ja muusikakoori liige. Aga millal täpselt sinna Rakverre siis ikkagi sõideti ja kas seda tehti koos jääb mõnevõrra ebaselgeks, sest et 10. aprilli hommikul sai ema tütrelt postkaardi, milles neiu siis temale ja oma 11-aastasele vennale head elu soovis. Nii et võib arvata, et Hilda oli seal Ida-Eestis juba tegelikult mitu päeva enne surma. Ta oli varem käinud kusjuures selle Joguri ema juures ja küsinud selle mehe uut aadressi, nii et ta oli tõenäoliselt siis Tallinnasse sõitnud, selle mehega kokku saanud. Kas nad läksid koos sinna Ida-Eestisse, millal nad läksid, ei tea. Ja paraku oligi siis niimoodi, et ema sai kaardi ja paar tundi pärast seda siis politsei teataski, et tütar on surnud. Et see kaardi saatmine võttis ka aega, et algne versioon oli see, et nad olid sama päeva hommikul jõudnud ja nad ei olnud jõudnud ennast Rakveres ära registreerida, sest toona sa pidid igale poole, kus sa läksid kohe registreerisid ära ennast, aga neil ei olnud nagu seda kaardi peale kirjutatud, et nad on Rakveres. Nii et kuidagi midagi nad seal tegid, aga mida nad tegid, ei tea. Olid üsna hästi riides mõlemad ja et olid puhtas aluspesus selle põhjalt ka siis Kaja arvas, et ju nad ikkagi olid nagu tahtnud surma minna. Või siis oli hommik ja sa paned ennast puhta aluspesu selga või ma ei tea nagu. Kas keegi päriselt mõtleb selle peale? Mina kusjuures olen kunagi, mul oli üks netituttav ja kes oli võtnud juba hästi palju erinevaid ravimeid ära, mitte nagu Eestis, ma ei teadnud aadressi ja ühesõnaga ma ei saanud eriti midagi teha peale selle, et ma ütlesin, et okei, et lihtsalt räägime siis nii kaua nagu kui sa veel teadvusel oled. Ja siis ma ütlesin talle, et mõtlen nüüd sellele, et siin hommikul keegi leiab, on ju, tõenäoliselt mingi kiirabi või keegi, on ju, et mine nüüd ja pane endale puhas pesu selga, puhas ja ilus pesu, nagu, et mõtle nagu selle peale, et siin, kes siin leiab. Ja siis mul pärast oli isegi natuke kurb, sest mitte kurb, aga siuke, sest et ta kirjutas mulle, nagu tükk aega oli vaikust ja siis ta kirjutab, et ma jalad ei kandnud, ma kukkusin voodist maha, kui ma läksin pesu vahetama. Aga lugu lõppes selles mõttes hästi, see oli hästi ammu, ligi 15 aastat tagasi. Et ta jäi ellu ja ta on praegu väga õnnelik abielus ja toredat elu. Aga jah, see väike asi jääb mulle igaveseks ajaks meelde vist, et vaene inimene tahtis elust lahkuda ja kuna ma ei saanud teda muud moodi aidata, siis ma sundisin teda riideid vahetama. Ja siis ta kukkus maha voodist.
aga igal juhul siis väike epiloog siia ka, et Johannese vend Mattis siis tolle Rakvere surnuaiale ja selle artikli kirjutamise hetkeks ei olnud neiu laibale ema järele ilmunud, kuigi oli seda lubanud, aga ma sain aru, et see ema oli väga vaene ja invaliid, nii et tal oli ilmselt väga keeruline sinna Rakverre minna. Ja kurb sündmus oli muidugi siis Rakveres suureks kõneaineks ja seda enesetapmise kohta käidi vaatamas. Sinna oli püstitatud ka sarapuu kepikestest ristikene ja murupinna sisse olid lõigatud ristikesed. Nii et selline kurb lugu siis Rakverest ligi 100 aastat tagasi. Mul on kurb lugu 94. aasta Siberist. Siberist tulevad ainult kurvad lood. Tore on see, et mu pooluslugu on 95. aasta Eestist. 28. oktoober Novosibirski oblastis. Algas täpselt nagu iga teinegi. Tashara koolis lõppes viimane tund, milleks oli siis kehaline kasvatus ja 15-aastased sõbrannad Inna Luktjanenko ja Tatjana Ivanova panid riided selga, võtsid oma koolikotid ja hakkasid rõõmsalt kodu poole minema. Ja teekond oli neile tuttav, neil oli vaja kõndida umbes 7 kilomeetrit. Teekond viis siis läbi metsatuka, väikesest sellest Tashara asulast nende kodukülani, mille nimeks oli Objoske. Ma ei tea, kas ma hääldan õigesti. Külake O. Ja selle, ühesõnaga, läksid ja koju nad ei jõudnud. Ja õhtul siis, kui tüdrukud koju polnud jõudnud, hakkasid vanemad neid loomulikult taga otsima. Ja alguses arvati, et äkki nad läksid mingi sõbranna juurde või siis hüppasid kellegi auto peale. Aga kui väljas nagu juba päris pimedaks läks ja tüdrukutest polnud ikka märki, siis seadsid emad sammud miilitsasse ja avaldus võeti siis seal vastu, aga ametlikud otsingud algasid alles järgmisel hommikul. Mis on jälle taaskord? Nõukapardakk. Ja aga nagu... Samas vaata, ma ei tea, mis need seadused on. Neil hakatakse vist kohe otsima hoolimata vanusest, aga erinevates USA osariikides on olnud see ka, et 48 tundi või mis seal oli? 24 tundi vist, aga vaata, ka see vanus on siuke, kus ma arvan, väga suur protsent on ära jooksjaid. Ei, mitte, mul ei ole midagi põhjapanevat öelda, ma lihtsalt nagu mõtlesin sellele, ka meie statistikas on tegelikult ju suurem osa on ära jooksjad. Ja nad enamasti leitakse ikkagi õnneks üles, nad saavad koju tagasi või kus iganes nad parasjagu on. Nii, aga järgmisel päeval siis algas kogu piirkonnas suur operatsioon ja otsingutele kaasati ligi 200 inimest. Nende hulgas siis politseinikud, sõjaväelased, vabatahtlikud ja koerajuhid. Ja kontrolliti üle siis kõik tee ääred, põllud, metsad, jõe äär, talude hoovid. Loomulikult ka seekord oli olemas helikopter, mis siis tutardas pea kohal ja üritati siis sealt vaadata, kas midagi jääb silma. Aga taaskord ei leitud mitte ühtegi jälge. Ja ka see jälg, mille koer siis üles võttis, kadus mõne meetri järel, mis minu meelest viitab autole. Politsei avas siis kriminaalasja. Esimene versioon oli see, et tüdrukud võisid siis tee ääres hääletada ja mõnda autos istuda, mis meigib sensi täiesti minu meelest. Sest et tee, mida nad igapäevaselt käisid, oli piirkonna üks peamisi ühendusteid, kus liikusid siis nii kohalikud kui ka kaugemalt tulnud juhid. Ja uurijad kontrollisid kõiki teadaolevaid autojuhte ja registreerimata sõidukeid, kuid ükski neist ei toonud siis nagu mingit läbimuret selles asjas. Teine versioon oli see, et korda saadeti kuritegu, mitte et see esimene variant ei oleks see olnud, et kuritegu oleks seal taga olnud, sest minu meelest nagu see kaina kõlab nagu kuritegu. Või siuke kombo nagu, et ise hääletasid ja sattusid millegi otsa, mille otsa ei tahtnud sattuda. Just. Ja kuriteol nemad siis mõtlesid seda, et keegi oli tüdrukuid jälginud ja või siis teadlik nende sellest igapäevasest teekonnast ja siis muidugi olid kohalikud kahtlusalused.
et nemad ju peaksid teadma, kus nad liiguvad või liikusid kogu aeg. Ja just need kohalikud, kellel oli siis varasem karistus kas vägivalla või seksuaalkuritegude eest. Aga ka see asi ei andnud mingit tulemust. Ja tunnistajad, kes oleksid tüdrukuid pärast kooli näinud ka ei olnud ja keegi ei kuulnud mingeid karjeid, keegi ei märganud midagi kahtlast, ühesõnaga surnud ring. 3. versioon oli siis see, et tüdrukud eksisid sellel teel, mida nad olid iga päev käinud juba jumal teab mitu aastat ja külmusid ära. Ja kus on surnukehad? Pole. Seda versiooni pidas ikka uurijad, nagu sinagi, ebatõenäoliseks. Kuigi õhutemperatuur oli kadumise päeval umbes 0 kraadi, polnud see külm veel tapvalt karm, kuigi 0 kraadiga, kui sa oled märg, see on juba päris halb minu meelest. Jah, aga jällegi, kui sa oled külm, siis ei jõua kaugele. Tõsi, ja tüdrukud ju teadsid seda piirkonda juba hästi, on ju. Ja see on kodu ja kooli vahele jäänud nagu siukseid kohti looduslikult ka, kuhu oleks võinud nagu täiesti ära kaduda. Okay. Vot nii, ja Ina ja Tanja pered ei leppinud selle teadmatusega, nad käisid aastaid siis uurimisorganite uksi kolistamas ja esitasid palveid ja kirjutasid ajalehtedele ja püüdsid nagu iga hinna eest juhtumile tähelepanu pöörata, mis on nagu täiesti loogiline. Ja aastate möödudes hakkasid siis kahtlased kuulujutud levima. Ehk siis mõned väitsid seal, et tüdrukuid nähti tee ääres tundmatu auto lähedal ja siis järgmised olid täiesti veendunud, et nad rööviti ära ja viidi mingisse teise oblastisse ja siis need väikese külavärk jälle on ja jada kõik laterdavad igasuguseid erinevaid versioone, mida keegi kuskil kuulis. Ja 23. aastal siis Venemaal 2 väljaannet võtsid selle teema uuesti üles ja küsisid siis uurijatelt ja peredelt, et mis see kõige tõenäolisem selgitus asjal on. Endine uurija ütles siis toona, et neil ei olnud ühtegi tõendit ja seega ei olnud ka ühelegi versioonile kinnitust. Ja tüdrukute lähedased siis ütlesid, et kõige raskem pole mitte teadmine, et nad on surnud, vaid see, et me ei tea, mis juhtus. Inna ema ütles, et ma ootasin, kuni väljas läks pimedaks, siis tundsin, et midagi on väga-väga valesti ja ma teadsin kohe, nad ei tule enam kunagi. No. Mis on nagu ja see juhtum on siis siiamaani endiselt ametlikult lahendamata, see kriminaalasi on peatatud, aga mitte lõpetatud ja jah, siuke värk oli see Dashara tüdrukute lugu. Siuke teema sul siis täna, et kadunud tüdrukud. Venemaa kadunud tüdrukud on mul täna kuum teema ja ma mõtlen ette, ütleme niimoodi. Mis see tähendab? Mis see tähendab, millal sa ette mõtled? Ma pärast räägin. Okei. Me tekitame siin saates juba teist saadet järjest inimestele täiesti what the fuck momente tõenäoliselt, et millest kurat me räägime. Ma lõikan koos oma köhahoogudega välja sellega. Olgu. Issand jumal, ma näen välja. Lähme kähku boonusosasse, ma saan juuksed kinni panna ja ma ei pea muretsema siin sellepärast, et ma olen välja nagu mingi... Ma ei tea, mis see on. Igal juhul aitäh, et meid kuulasite. Me kohtume nädala aja pärast Patreonis. Saab võib-olla, kui meil kõik läheb ülihästi reedel ja me jõuame saate valmis monteeritud, siis saab tondijahti. YouTube'is saab ka tondijahti. Nagu YouTube'is saab nagunii, jah. YouTube'is saab nagunii, aga Patreoniga me oleme natuke aja hädas, aga me anname endast parima. Siin võite süüdistada minu kooli, mis istutas vahenädalale ühe pika seminari, kus oli lugeda ligi 200 lehekülge materjali sel nädalal. Mis on tegelikult hullult huvitav, see ajabki mind närvi, et mul lihtsalt ei ole aega lugeda huvitavaid asju. Ja jah, muud teate, et see alguses ära öeldud. Jah, lähme boonusosasse. Boonusosa saate kuulata Patreonis ja natuke Spotify's saate teaserit, et millest minu saade on. Aga seniks, teate küll, püsige kõhedad.